1. juuli, ma olen teel Tallinnasse, kus on HC Gymis on Bonsuunakate niinimetatud Safiiripidu ehk siis niisugune ühistreeningulaadne asi, kus tulevad kõik väga ägedad inimesed kokku, enamasti Tallinnast, mõni ka Saaremaalt, mina olen Tartust ja nagu ikka kaugelt tulijad jõuavad kõige varem, et ma olen Liivamäe bussipeatuses praegu, kell on mingi 11.30 ja 2 tundi on põhimõtteliselt Bonsuuna peoni aega. Ja mis ma oskan öelda, ma tahan öelda, et täna on 1. juuli ja vaatan seda ilma ja see on täiesti nagu košmaar, et ma tahaksin suve saada, ma tahaksin juba päikest saada, ma tahaks randa minna, ma tahaks nagu natukenegi D-vitamiini kuskilt saada. Ja üks huvitav asi on see, et täna on täpselt sama palju aastavahetuseni, kui on eelmisest aastavahetusest nagu möödas. Jah, täna on täpselt aasta keskmine päev, nii et ma ei tea, kuhu see aeg kaob. Mis ma veel tahtsin öelda? Ma tahtsin teile kõigile öelda, et olge alati teie ise, et mul on paar korda küsitud, mis värk mul selle mütsiga on, et mis mul igal pool müts peas on, et mütsiga on selline asi, et sellest hetkest, kui ma avastasin enda jaoks, et ma armastan käppe kohutavalt, siis ma olen nagu käppidega tõesti lahutamatu ja mulle kohutavalt meeldib, kuidas ma käppidega välja näen ja ma tunnen ennast väga hästi käpiga, nii et kui te tunnete ennast millegis hästi ja siis teil võiks olla täiesti sügavalt ükskõik, mida keegi sellest arvab. Kui sa tahad käia, ma ei tea, karupükstega kogu aeg, kui sul meeldib see, siis see on täiesti sinu vaba valik, nii et ole see, kes sa oled ja ära lase mitte kellelegi ennast muuta ega mitte kellelegi ennast mõjutada. Eks ole, ma liigun kohe edasi praegu Tallinna poole ja järgmine kuskil ma teen mingid klipid ka, mitte me, vaid ma teen klipid ka. Olge musid. Ma hakkasin mõtlema, et tegelikult on hästi veider see, et põhimõtteliselt me räägime kaamerasse, me räägime nagu iseendaga, et mingi mõnikümmend aastat tagasi me oleks hullumajja pandud. Ma mõtlesin selle peale, et ma olen hull loonar olen, vaata, ma tulin praegu üksinda tulin Tallinnasse, kuna Jüri ei saanud kaasa tulla ja Lemmel olid ka teised tegemised, siis tulin üksinda ja siis hakkasin mõtlema päris, et jumal imelik, me kõik jumal ägedad vennad, et räägime fucking iseendaga. Kui on keegi teine vaata kaamerat hoiab, siis sa räägid nagu tolle inimesega, aga praegu me teeme iseendas pilte. Mustriga vaibal, täiega lööb, kui kloppida aina voolab mööda keha kui traibal. Tunne, mis homme on puudu mu laibala, siis kui sitad on kommid kui laimal. Täna siin Gymshark tõi meile kuradi Safiiri. Safiir on meil söödud. Siin toimub hakkab kohe suured trennid hakkavad toimuma. Jakker juba teeb siin. Mina hakkan tegema inimkraana ja 2 suure käega poisiga natuke rinda ja siis lähen õla peale, tema ongi inimkraana, see on nagu Eesti kõige ilusam mees. Või kõige suurem. Mis selle Safiiriga on? Peale selle, et me sööme seda hirmsust, aga mis see teema on? Hästi palju teise aru vaata? Ei, see on lihtsalt see teema, et see annab nagu meeletud lihased. Lihasmass on nagu oluliselt hakanud kohe kasvama pärast seda, kui ma olen seda Safiiri hakanud sööma. Et ilmselt see kogu võlu ongi selles, et süsivesikud, jah. Et ei tasu selle kohupiima söömisega nagu üle pingutada, et rohkem nagu panna rõhku süsivesikutele. Õhtuks siis soovitan süüa karp, tiiri kohe, noored inimesed, kes alustavad fitnessi maailmas, et teaksite lihtsalt, et see tiirist ongi kogu see värk. Palju su kett maksab su kaelad on? 30 €. Ise keerasin selle saalist. Ja kuna sa lähed lavale? Eks ma elu ongi lava, et ma olen kogu aeg laval. Aga nagu ma ütlesin, siis ma ilmselt ei lähegi lavale. Jaa, sest me 2016 aprillis me nägime
saime esimest kord tuttavaks, ma küsin ka, et no mis on, siis ta ütles, ei, minu ei ole kunagi lavale, et ei, ma ei ole see mees. No jah, vaata, eks siin on see, et minu see füüsis ei ole selline, ma olen rohkem nagu siuke sitasöödik, mul ei ole nagu seda vormi sellist, millega lavale minna. Et hirmud suured jalad on ja absoluutselt, proportsioonid väljas ja... Ei, no muidugi, eks nüüd selle, kui see Fiiriga nüüd saime selle vahvlihaljad ka nagu sponsoriks, et siis noh, nüüd hakkan ilmselt rohkem seda veel sööma. Ja tervitusi vahvli. Räägime, mida sa sööd, et sa nii tugev oled? No täna ma kusjuures vaatasin mingit videot, kus öeldi, et ära mune üldse see. Et noh, nüüd ongi siuke kahe vahel, et kas minna veganiks või. Meil Aldaga põhimõtteliselt kooritab pelmenid. Iga jumala hommik, pool kilo ja... Kas te sööte hommikuti koos igal kord? Meil on Skype'i vahendusel. Meil on ikkagi nagu siuke oma pere värgi. Ma mõtlesin ikkagi elate koos midagi. Ei, no nice. Järgmine Animaalia kuradi 130-ga laseb. Ma ei tea, see ütke. Väga kõva. Väga hirm. Vaatan siin ka töö käib. Juba lõpetan. Juba lõpetad? See on nagu laste raskus või? Kui sa ära teed, siis ole hea ja räägi natukene tüdrukutele näiteks, et miks sa seda teed täpselt ja kui palju sa arvad, et see on väga oluline? Kohtumine, kui ma Teen selleks, et oleks hea vorm, proportsioonid oleks paigas. Mille jaoks sa teed seda? Enda. Ei, ma mõtlen selles mõttes, et mille jaoks sa seda harjutust teed? Seda harjutust teen tuhara, et tuhara oleks vormis, kuusetõste. Okei. Kas usud suurtesse raskustesse seda poole? Ma olin enne, just tegin 90-ga. Praegu tegin viimaseks siis pikema seeria, rohkem kordusi. Kas see on vaieldamatult üks väga hea harjutus on? Mulle meeldib. Rohkem kui tükk isegi meeldib. Okei. Jah. Et selleks, et tuhart trimmis oleks, ei pea ainult tükki tegema. Ikka erinevaid harjutusi. Tahtsin käest küsida, et kuidas on olla niisugune lahe mees, et sina oled see, kes ühendab inimesi. Kui varem see oli niisugune bravuuritel ja pigem tekkis tülisid inimestega, et praegu oled sina see, kes nagu toob kokku inimesi. Vanadusega tuleb ka mõistus. Su tissid nagu burgerissajad. Mu jumal, kannab sarvi. Su tissid nagu burgerissajad. Mu jumal, kannab sarvi. Jah. Püütisid kinni veel ühe tore tütarlapse. Räägi mulle, kes sa oled ja kust sa tuled? Kuidas sa oled sattunud siia Montezuma treeningcampina? Mina siis olen MyFitnessist pärit, bodypumpi treener ja Marko võttis mind oma tiiva alla, et teha koos trenni ja natuke õpetada, kuidas saaks efektiivsemalt. Kas bodypumpiga on võimalik vormi teha või? No minul on ilmselt areng pidama jäänud selles suhtes bodypumpist, nüüd tuleb nagu edasi liikuda, aga sellest võib alustada. Kati saab 20. 19 on, ei 17 on ja 18 saab. Nice. Noored naist on lahe omad, on ju? Küsi, et mis ta sellisest vanast ratist on? Ma pärast küsin Küsi, aga mis on mingisugune nekrofiil või? Okei, ma küsin seda kindlasti. Aga ei, väga lahe. Kuule. Jooker, palun, see on küsida ühte asja sinu käest. Kuulan huviga. Sa küsisid, kuidas sa sellise vanamehe pässi endale leidsid? Kas sa oled nekrofiil? Jah, ma olen nekrofiil. Jah, ma olen nekrofiil. Kyllä on ruoan ääni. Madis, kas sa ka treenid teed täna või sa oled lihtsalt nagu rohkem? Ma olen cheerleader. Cheerleader. With the big boobs. No nii, piistid. Ma olen mäeleader. Aldo ja Rando, rääkige mulle, et
Bonzuna kasutajad väga paljud vaatate, et te kuradi suured kuidagi. Kas teil on mingisugune imenikk või kas te kasutate mingi keelatud aineid? Keelatud aineid, ma ei tea, kui keelatud see piir on. Eks kui sa vaatad uudiseid, siis on kuradi iga teine asi on keelatud. Et mis nagu... Aga milles on siis vahe, et näiteks, et mina olen 1,92 m ja kaalun 88 kilo ja sina oled palju, 20 või? No, esiteks 113 praegu. Ma olen ka 113, täna hommikul kaalun 113 kilo. Aga kust tuleb selline suur vahe? No, ma olen esiteks, palju sa kaalud? 87? 87,5 on täna hommikul, jah? Ja pikkus oli? 92,5. Sa oled sama pikku mina. Proovi ennast süüa 110 kiloseks. Siis vaata, mis vorm alles jääb. Pärast seda sa hakkad timmima alati. Oled sa olnud 110 kilo? Ei ole. Mina olen viimased. Ma ka ei olnud. Ja nii kaua, kuni ma ei teenudki. Nii kaua massi peale, kuni oli tunne, et läheb nagu liiga hulluks asi. Nii kaua ei olekski nagu jõudnud tegelikult kuhugi. Ma olen ise ka 120 olen olnud, 122, see oli siuke tekine vorm, aga see hakkab nagu kuradi vererõhul hakkab. Aga kas teie teete nagu clean pulki või ikka mingisugune korralik jama ka ikka? Jama ikka full pulk. Ikka kõik? Mul on Instas üks pilt üleval, kus ma reaalselt olingi 123, ma olin paks nagu siga. Ja sellest hetkest tuleb lihtsalt hakata võtad alla, korrigeerib toitumist. Kõike sa pead tundma nagu. Aga kas sa oled eksperimenteerinud selle asjadega? Ei ole. Sina? Mina? Jah, see on seal kaadrite taguse vestluses. Selge. Aga ei, clean bulki mitte kunagi ei ole. Töökeskkond on ka siuke, mis ei võimalda lihtsalt seda energia. Mul päevas on kuskil 22 000 sammu tuleb tööle. Mis sa teed üldse? Laevalitus. Laevalitus ja päevad otsad metalli peal ja üles-alla jooksed, et natuke. Et kardiot ma ei tee. Pole nagu reaalselt juba aastat teinud. Küsin, intervjueerid küsimus. Esimene kohta. Näete, nägite kui vägivaldne ta lihtsalt on. Nägin jah. Need steroidid on ette ära vaataks muutunud lihtsalt. Äkki ongi. Androgeenid ja anabeelikud ja mis need on. Beast mode on! Yeah boy! Peaaegu pettusin teile. Kuidas feeling on? Feeling on strong. Tänane trenn meeldis sulle? Jaa. Mitu punkti annad 10 palli süsteemis? 20. Mitu punkti sa annad sellele trennile täna? Mitmest? 10 palli süsteemis? 10. No siukse seltskonnaga alla 10 ei kannata küll panna. Max points. Mitu punkti? Max points. Max points. Rani Instagrami kuulsus. Mitu punkti annad? 10. Ei rohkem, mitu punkti annad täna peale trennile? No ma ei tea. Siuke abivari on koos segavad ja ei ole võimalik teha nagu trenni. Ütle mingi lõppsõna ka. Üks miinus oli tegelikult, see piirsööd. Trenn hard. Liiga Mis oli jutus? Üks miinus oli ka trenni juures, kõik see piirsöödi ära. Ei söödud praegu, veel on jah. No tee see piiri. Ka kotis on safiiri, kes tahab siis. Kõik võtsid safiiri. Trenn on meil läbi, väga mõnus trenn oli. Seal ma sain tuttavaks parimuse, keda ma ei tundnud. Näiteks see MyFitnessi treener Hanna, temaga ma ei olnud kokku puutunud. Ülejäänusid, kellega seal on nagu ikka kokku puutunud, nagu Aldo ja Rando on ikka nagu kuradi fucking inimkraanad. Nad on ikka täitsa, nad on elukad, äge suhtumisega vanad ja Kati ja Jokker vana seaduses. Mulle meeldib see, et kuidagi Kati nagu täiustab Jokkerit nagu. See on nagu väga lahe. Ja loomulikult Marlee ja Tõnu Kruusimäed, hästi lahedad inimesed. Mulle kohutavalt meeldivad, ma olen nagu kahe käega nende suur austaja. Toredad inimesed on. Üldse mulle hästi meeldivad inimesed, kes on nagu heatahtlikud, sõbralikud, lahedad. Nagu tänapäeval jääb puudu sellisest mõnust teadusest, nii et hästi kihvt, et Jokker selle kokku ajas selle pundi, selles mõttes, et eelne Bonzuna Power Camp
või mis iganes nimega ta oli siis tol hetkel. Sinna ma ei saanud mingil põhjusel minna, ma ei mäleta küll miks, aga kui teinekord mul see kutse tuli, et siis ma ei kavatsegi nagu sellest ära öelda, kavatsenudki öelda, et see oligi nagu üllatunud mõned inimesed, et umbes, et kas tulid Tartus sellepärast siia. Absoluutselt, ma tulin Tartusse sellepärast HC Gym'i, et teiega koos aega veeta ja nautida ja ma ütlen seda veel, et ühtsus on hästi oluline ja kui mõned teised asjad seda ühtsust ei poolda ja pigem nagu eraldavad inimesi ja panevad ühte nurka ja teise nurka, et see on hea, see on halb, siis see on nende probleem. Mina pooldan suurt ühtsust, samamoodi on meil homme tulemas Härga tühistreening osa 3, kus me teeme võistluse nagu küki ja lõuatõmmete peale, korduste peale, käeraskus ja taaskord oma poistega teeme seal ägeda trenni ja taaskord, et ühtsus, Lõuna-Eesti ühtsus, Tallinna ühtsus, come on, tegeleme kõik sama asjaga, et milleks on vaja seda tootult kodaratesse loopimist, kaigaste ja nii edasi. Et thank you for having me, väga hindan seda, ma hindan üldse absoluutselt, ma hindan elu väga palju, nii et aitäh teile, et te vaatasite, loodan, et teile meeldis ja olge head teineteise vastu. Tšau!